esmalt siis enne, kui ma üldse midagi ütlen, mainin ära, et see auto siis ei ole müügiks. See puht juhuste ja tähtede kokkusattumuse tõttu on minu käes hetkel. Mul on 2 tundi aega seda veel filmida ja ma mõtlesin, et ma teen sellise põneva, aga väikse video, nagu ikka teen siin Junkmani kanalil. Ja tegemist on meie ees siis täna 1985. aasta E30 BMW 316-ga, mitte 316i, vaid 316. 316 tegelikult on tal 1,8 liitrine mootor ja miks ta i ei ole, sest sellel ei ole elektroonilist sissepritset, see on karburaatoriga masin veel. Ja nagu te näete, siis tegemist on musta numbrimärgiga autoga, mis tähendab siis seda, et auto on ametlikult Eesti registris, kui ma ei teagi, mis see juriidiline nimetus on, nimetame teda lihtsalt uunikumiks, kuna ma väga ei hooma seda temaatikast, sest see ei ole minu temaatika, aga selle autoga sõitmine ja selle kasutamine on olnud kogemus omaette. Ja teeme siit väikse ringi peale selles suhtes, et see ei ole tavaline müügiülevaade, tavapärane, vaid lihtsalt viskame pilgu autole peale. Must numbrimärk tähendab seda, et siis see protsent oli üle 95 tugevalt, kas oli siis 97, 98 kuni 100%, siis on Maanteeameti, Transpordiamet tänasel päeval siis spetsialisti arvates see auto originaali lähedane. Ja kui me siit ringi peale teeme, siis ilmselt seda taga suures jaos on. Ma kahjuks ja tõesti ei tea vanadest autodest nii palju, rääkimata siis ka täpsemalt vanadest BMW-dest, et ma oskaksin midagi nii väga palju sellest rääkida. Taga on meil veel siin trummelpidurid ja asjad, et vist praegugi müüakse mingisuguseid odavaid uusi autosid nendega, et tegelikult selles ei olegi midagi eriskummalist. Üks põnev asi, mis kohe silma jääb, et tohutult kõrge on selle auto vedrustuse tavaasend. Aga muidu selline 2-ukseline kupee ja usun, et 90. alguses oli päris paljude ilmselt isegi unistuste auto, et tõesti, kui ma väljast vaatan, ega siin midagi täpsemalt öelda selle auto kohta ei ole, et kui midagi, siis ma tooks välja selle, et tuled on oma eraldiseisvad kojamehed, siis välimisel tulel ma eeldan, et välimine on siis päevasõidutuli, lähituli ja sisemine on kaugtuli. Mõlemal on ikka ja okei, nad käivad sellise liigendiga, panin tähele, mõlemal tulel on kojamehed ja üks siis on lähituli, teine on kaugtuli, aga siis pole vahet, kui mõlemal on, kumb on. Ja ma ei hakka targutama siin temaatikal, millest ma suurt midagi ei tea, et selline ta väljast välja näeb. Ei oska konkreetselt midagi sellist väga jahmatama panevat välja tuua ja uurime teda siis lämast edasi. Vaatame siis sisse ka, et samamoodi kõik on originaali lähedane ja kõik on väga heas korras ja ei oskagi midagi nii väga välja tuua selle auto puhul. Mina ütleks, et ainukene tõeliselt vanamoeline asi on need esituled siit, mis käivad siit nupust tõmmates. Praegu jääb siis alarm peale, see tähendab seda, et süüde ei ole sees, süütevõti võib sees olla, süüde ei ole sees, aga tuled on peale, et sa tulesid põlema ei unustaks, aga muidu on ta selline originaalkonditsioonis masin, 4-käiguline käigukast on meil ja pliidinuppudega õhuringlussüsteem, makikene ja laias laastus ongi kõik. Et selline huvitav, tegelikult üsna mugav, siin saab panna rahakotti ja kõrvaklappide karpi ja mida iganes veel, selline väike hoiuala, aga peale seda võime siia taha ka pilgu visata, siin ei ole mitte midagi, siin ei ole isegi vist ühtegi topsihoidjat, 2 kõlarit ainult riiuli peal ja kogu lugu. Vaatame, kas ma kapoti saan ühe käega lahti. Ma ei ole selles väga kindel, vist saan jah, sest ta sõidab
sõidab siit rullikute pealt edasi-tagasi, eks, ja avaneb. Mina, kes ma nüüd õline mehaanik ei ole, aga noh, ligipääs on selline piiratud, aga see-eest väga stiilne näeb välja tänapäeval, kui kapott niimoodi avaneb. Värv on siin ilusti peal, BMW Polaris Metallic. Siin on ka mingisugune muu kleeps peal. Ma nüüd ekspert ei ole, aga kuri kahtlus on, et see auto on värvitud kunagi üle. Aga siit, mida me siit vaadata oskame peale karburaatori? Ma ei tea autodest niivõrd palju, et ma oskaksin väga süvitsi minna kohe, mis silma jäi esimese asjana. Ma suht esimest korda vaatan siia alla. Välifilter väga heas lihtsas kohas. Üldse tundub, et sellel masina saab näiteks õli vahetada lihtsalt niimoodi, et ta seisab sul tasapinnal ja sealt lased õli välja. Liigume teisele poole ka. Ruumi on palju. Mulle juba räägiti, et see mootor olevat ka, see plokk siis olevat ka sama ajastu turbo F1 BMW-del, peal olnud F1 autodel, et see plokk on sama. Ärge võtke seda tõe pähe, uurige ise järele. Siin on need süüte järjekord. See on jagaja, ma eeldan, ja siin on siis vaja teada. Siin on kõik ära nummerdatud ka 4, 3, 2, 1. No väga mugav, isegi minusugune saaks siin hakkama, kellel mingisugused argised teadmised on. Siin on ka midagi mootoriõlides kirjas. Auto on Soomes toodud, sellepärast on siin ka soome keeles ilmselt peal kirjas, mida ta on nõus võtma. Suvel 1. mai kuni 30. september soovitatakse 20 V50, 15 V50, 15 V40 ja talvel soovitatakse siis 10 V50, 10 V40, 10 V30, 5 V30, 5 V20 isegi, kui väga külmaks läheb. 5 V30 siis -5 kuni -40 ja 5 V20 -10 kuni -40. Et selline ta on. Kasutasin siin võimalust 2 käega kapott kinni panna, aga laias laastus ongi kõik. Pagasiruumis ilmselt mitte midagi huvitavat ei ole. Seal on omanikul mõned asjad ka ja ma sinna selle tõttu sukelduma ei hakka. Noh, võib-olla viimane asi, mida me siit vaadata võiksime, on see, et jõudsime siis lõpuks rehvi mõõtude juurde ja mis ma tähele panin, et kõik on 14-olised rehvid, mida siia soovitatakse, palju kui ma aru saan. Mingisugune mõõt R365 on ka, mille kohta ma teile kahjuks siit käigu pealt küll mitte midagi öelda ei oska. Aga jah, põhimõtteliselt ainult rehvi laiused varieeruvad, et siin kõik tolli mõõdustikus siis on kõik 14-olised rehvid, mida siin tehasest alla soovitatakse ja rehvirõhvud on ka üsna tavapärased. Ja ega siit palju rohkem nagu lisada ei olegi. Et selline see auto meil tänasel päeval siin ees on. Taaskord toonitan, et müügiks ta ei ole. 85. aasta 316. Ja mis seal ikka, teeme siis ka väikese proovisõidu. Nii, 85. aasta 316i, ärge numbritest laske ennast eksitada, tegemist on mitte 1,6, vaid 1,8 liitrise mootoriga, millel on 66 kilovatti. 4-käiguline manuaalkast, rool, suunatuli ja rohkem meil siit vaja ei olegi. Mis kohe esimese asjana silma näeb, eks siis 4-käiguline kast, aga kõige tavatum siis tänapäeva mõistes on see, et tuled käivad siit nupust tõmmates. No, praegu on süüde väljas, eks. Auto teeb meile piiksu. Paneme süüte sisse, enam piiksu ei tee. Igasugused mugavused on olemas, puhub õhku. Ma pakun, et siin ei ole konditsioneeri. Raadio, ohutuled, akna puhastus jääst, defroster inglise keeles, mis eesti keeles võiks siis olla. Õhu suunamine aknale ja isegi peeglid on vist meil elektrilised ja mida rohkem on vaja. Siin ees on näha natukene igasugust infot. See on vist piduriklotside kulumise andur isegi. Tundub midagi nende kahega kuidagi seoses. Käsipidur peal. Akutuli, õlituli ja ega siin rohkem suurt ei olegi midagi.
et paneme ta käima ja noh, karpaga mootor nagu paugupill. Laseme siit inimesed eest mööda ja sõidame temaga siis tegelikult noh, praegu suvel ei ütleks vahet, et lihtsalt punktist A punkti B sõites oleks suurt tänapäevase manuaalkastiga autoga. Käigukang ülimalt ebatäpne, tagurpidi käik täiesti vasakul ja üles ja esimene, teine on kuskil siin tagurpidi ja selle vahel. Aga no, midagi võimatut ei ole, et leiab ülesse. Ja siit laseme lihtsalt siduri lahti ja hakkame ka minema. Roolivõimu ei ole. Roolivõimuta autodega sõitmise puhul on üks nipp. Enne liigu, siis keera rooli, sest kohe kui auto liigub, muutub ka rooli keeramine oluliselt lihtsamaks. Ja ega siin muud suurt midagi ei ole. Selles suhtes, ja, kui siin nüüd väga detailidesse laskuda, ergonoomiliselt ma olen siis rohkem või vähem 2 meetrit pikk, väga jube, iste halb, ruumi vähe, aga me peame siin arvesse võtma, et tegu on 85. aasta autoga ja seetõttu saan hakkama. Selles suhtes sõitsin Kuressaarest Kuivastusse ja Virtsust edasi veel Lihula Olerexini ja täiesti nagu nalja, selles suhtes mitte midagi ebamugavat, väga, kuidas öelda siis, negatiivses mõttes, objektiivselt nii vana auto kohta mitte midagi halba ei saa välja tuua. Siin on muidugi meil natuke raskendatud liiklusolukord. No lapsed, pange tuld, väga hea, sealt läheb punaseks, ilmselt kohe saame siit sõita ka. Sealt tuleb veel 3 autot. Ja selles suhtes nagu praegugi sidur hampsab nagu sidur ikka manuaalkastiga autol. Gaasipedaal töötab nagu gaasipedaal ikka. Gaasipedaaliga autol. Ja nii ta on. Teine käik on, no nüüd läks 4. Teine käik on seal. No nii raske ei ole, ma ikka saan hakkama. See oli, vaata, noh, esinemisnärv on sees. Aga siit 40, 3. käik. Kiirendame 50-ni. Ja noh, ongi siis asi ilmselt, mida tasuks siin välja tuua, et see ongi auto kõige lihtsamal kujul võrreldes siis kõige muuga, mis siin minu ümber veereb. Et ma ei teagi, mis käigu me siin sisse panime, ilmselt see on 4, isegi 4. jaksab vedada, siis me leiame teise. Leidsime ka teise käigu ülesse. Et nagu te näete, täiesti liiklen ja sõidan. Vaatame siit tagant ja sellest Jeepist olin ma ikka kordades kiirem akadeemia ringi ületamisel. Et noh, siin tuleb muidugi skill issued tulevad ka mängu, aga 3. käik paneme 4. ja kruiisime linnas. Et noh, jah, mis mul siin öelda on? Selles suhtes, et tulles nüüd eilse juurde tagasi maanteel, mul üks sõber, kes on siis ka väga teadlik autodest, ütles, et E30 on kurikuulus halbade sõiduomaduste poolest. Ja mina olematute vanade autode kogemusega ütleksin, et maanteel on küll ikkagi ujub, et igal pool otsib kohta tee peal. Et noh, 60. USA filmideks, et pead nagu möllama selle rooliga paremale ja vasakule. No nii hull ei ole asi selles suhtes, et ta ikkagi sõidab otse, aga mitte kogu aeg, et ta natukene kipub ikkagi minema nii paremale ja vasakule, et kui sa vaatad näiteks korraks kõrvale ja siis vaatad uuesti teed, siis sa võid olla oma sõidurea teises servas, kuigi sa arvasid, et sa paremal oled näiteks vasakul. Et see täiesti on teema selle autoga. Kütusekulu ja muud sellised igapäevased asjad, no neid on mul siin raske puudutada, kuna mul varemast kogemust ei ole. Tõesti, minu vanim auto on 97. Et endal pole nii vana autot olnud ja ma vist pole, ma olen küll sees istunud, eks, aga ma pole juhtinud nii vana autot varem. Et kuidas temaga nagu lõpuks siis täielikult elada on, aga praegu ilusa ilmaga, no nagu te näete,
täiesti kannatab liigelda, ma võtan küll asja rahulikult, eks kuna see on siin mustade numbrimärkidega auto, mis tähendab siis ta on vist 95–97% ja üles originaalne, et saada musti numbrimärke, vist oli isegi veel rohkem. Et tõesti, kui sa tahad mustade numbrimärkidega ringi sõita, siis see auto peab olema väga originaali lähedane. Et ma siis lihtsalt natukene liiklen tasasemalt siin, kui ma võib-olla liikleks selle autoga ise seda omades. Et nagu jõudu tal on. Et ma ei vaadanud küll tühimassi, aga ma arvan, et see on 1000 kilo juures ja see 66 kilovatine mootor veab teda väga hästi edasi. Aga jah, nagu ma ütlesin siin, nüüd me oleme Tallinna argipäeva liikluskeerises, et ma võtan siit väga rahulikult. Ma ei hakka tegema siin katseid väikse BMW-kesega, aga selline ta laias laastus ongi. Maanteest, kas mul jäi veel maanteesõidust mingist emotsioonist jäi kirjeldamata mingisugune emotsioon. No ei ole. No, ilmselt selle auto puhul ongi tegemist piisavalt uue autoga, et kõik tänapäeva nii-öelda igasugused juhtimise ja ergonoomika normid olid tolleks ajaks juba üsna sarnased. Et seda E30 ma vaatasin nüüd järgi kõikide allikate ema Wikipedia ütles, et hakati tootma 82, aga mudeliaasta esimene oli 84, et siis E30 on 84 ja üles auto, vähemasti siis Wikipedia põhjal paberi peal ja see on nagu 85. aasta auto ehk siis E30 teine mudeliaasta ja vist toodeti kas kuni 92 või midagi sellist. Et üsna varajane E30, aga jah, antiiksest on siin asi küll väga kaugel, et jah, siin on pliidinupud ja asjad, et ei ole elektrooniline mitte miski. Aga nagu ma ütlesin, siis tänapäevased ergonoomika põhitõed on siin kõik olemas ja mis oli tõeline üllatus, et peeglid on elektrilised. See peegel on seal ja otse loomulikult mõlemad töötavad, kuna see on kellegi selline hoitud isend, nii-öelda siis vana auto numbrimärgi vääriline, siis ilmselt selles me ei pidanud kahtlema. Ma siit tegelikult mõtlen, et äkki ma sõidan natukene siit edasi ja siis teen uuesti suu lahti, sest praegu oleme tõesti liikluses kinni ja ma ei ole jah päris autoentsüklopeedia selles suhtes, et minu autohuvi on siis rohkem selline sõidupõhine kui midagi muud, et siis lähme vaatame, kui natukene tee muutub avaramaks ja on rohkem ruumi liikuda, et kuidas ta siis sõidab. Et ma siis lülitun tagasi teie lainele, kui me siit natuke liiklusest välja jõuame. Ma arvan, et siin on paslik koht, kus tagasi lülituda. Nimelt tekkis meile senine oponent meist vasakule ritta. See on meid C3, aga ja tundub, et see on, ma peaksin isegi teadma, just oli teemaks. See on vanem C3, sest uuematel C3-del, korvettidel tuli see pardinoka tagumine osa, kui ma nüüd õigesti mäletan, või oli täpselt vastupidi. Nii hea mu mälu siis ongi. Panen siit natuke akna ka kinni, et tuul nii palju ei puhuks. Kumba pidi see nüüd oli? Millegipärast nüüd, kui ma mõtlema hakkan, ma tahaks just öelda, et vastupidi oli, et vanematel oli pardinokk ja 80ndate juurest C3-del kaotati pardinokk ära. Igastahes, kuhu ma jõuda tahan selle kogu jutuga on see, et tegelikult oleks päris huvitav, niisugune sportlik huvi teada, et kumb masin on kiirem ja mitte siis otsesõites, vaid kurvides. Aga me seda täna kindlasti proovima ei hakka. Selle autoga ka omanik palus, et maanteel üle 90 ei sõidetaks,
seda soovi ma austasin eile, kui ma selle autoga Kuressaarest Tallinna poole liiklesin ja seda me austame ka täna. Selles suhtes ongi paslik sõita siin natuke, kuhu me jõudnud oleme, tee viib Diskresse, eks, ja siin ongi kiiruse piirang on 70. Ja küll, no paneme talle natukene gaasi. Ja ma ütleks, no praegu see väike kiirendus, mis ma siin teise käiguga tegin, ütleks, et ta on päris tubli, nagu mind eile üllatas ka, et ta on ikkagi üsna särtsakas. Et noh, ma ütlen praegu ka, ega ma gaasi põhja ei pannud ja ma ei taha ka seda teha, kuna tõesti tegemist on kellegi teise autoga, mis on siis mõneti ka asendamatu kindlasti mingil määral ja siis ei taha mina mingisugust vastutust võtta, kui siin midagi valesti läheb, siis austame teiste vara ja sõidame temaga viisakalt, aga pikk möla vahele, ta on üsna särtsakas selle oma 66 väidetava kilovati ja selle ilma igasuguse üleliigse kaaluta auto puhul. Sõidame siit natukene veel, ma arvan, siis võime küll vaikselt ära lõpetada selle video. Et jah, mul saab otsa see isegi väeti mõistlik jutt. Kolmandaga kiirendame natukene. No nüüd on gaas põhjas kolmandaga. Ja 80 ja rohkem ei lähe. Ja kohe, mida ma panin tähele, on see, et temperatuuri seier läks natuke üle keskmise asendi ja nüüd ta on natukene alla tulnud kohe selle kiirema sõidu peale. Aga jah, ega me teda siin, kiirema sõidu peale läks siin spidomeetri järgi 70, tegelikult me sõidame mingisugune 60-65 vahele kiirusega. Ega me teda siin piinama ei hakka. Peame lugu korduvalt toonitatud teiste varast üleüldiselt. Aga siin laias laastus olekski kõik, et ilmselt ma arvan, et sain täiesti tühjaks rääkida ennast, et mul ei ole tõesti siin midagi lisada. Ilmselgelt see auto konkreetselt ei ole nii vana, et ta mulle täiesti võõras oleks. Minu lapsepõlves vurasid need masinad just igal pool ringi. Aga siiski minul täiesti kokkupuude puutus, nii-öelda siis isiklikult, et kas siis sees istuda või rääkimata sellest, et roolida. Et kasutasin seda võimalust, juhuse tahtel ta minu kätte sattus. Tegin sellise väikse video, loodan, et teile meeldis see video. Kruisin siit tänava lõppu, mis on üsna mere ääres ja lõpetan selle kokkuvõtte siit, et mis siin ikka enam venitada, et aitäh neile, kes vaatasid ja kohtumise nägemiseni. See auto ei ole müüa, ja see ei olnud müügivideo. Pidage seda meeles. Mina ütlen siit head aega.